aga kui te tulete 3 väikse lapsega siia pühapäevasel päeval, siis te näete lapsi. Oota, rahulikult, poisid. Tšau, tulime nüüd ka Majorest ära ja tulime Liidosse ehk siis mere äärde, kuna lapsed said eile nii vähe mere ääres olla, siis lähme mõnuleme natukene rannas ja sõidame edasi. Rannas käidud? Käidud. Jäätis söödud peaaegu? Peaaegu, kohvi jäätis, ülihea jäätis koht. Liidodiga Majore siit saab parimat jäätist. Meil käib siin keeleõppe täies hoos, siin on 100 itaaliakeelset sõna ja need siis on kõrval siin kõik. See Jänku-Jänka mäng on tõesti mega populaarne meil, siin on sellised kahepoolsed kaardid ja Jänku ütleb nii eesti kui inglise keeles neid sõnu. Näitad korra, kuidas käib? Ei, mina näita. Meritäht. Starfish. Ja niimoodi on neil hea lihtne õppida erinevaid sõnu ja see on tõesti neil kõigil mega populaarne. Ja tänu sellele on palju uusi sõnu saanud reisi jooksul. Vahepeal teeme mõne vaatepeatuse, sest see Toskana on lihtsalt imeline. Nii, ja kuidas sõitmine on? Sõit on väga mõnus. Siiani meie nöökib väga hästi vastu. Jõudlust on hästi, sest eelmine kord, kui Veneliga käisime Sloveenia ja Horvaatia seal mägedes, seal me käisime bensukaga ja bensukal on ikkagi see, et mida kõrgema sa lähed, seda ikka jõud kaob ära. Aga selle diiselmootoriga väga mugav. Läheb igas olukorras ilusti ja. Kuidas sul endal oled väsinud kõiba või? Ei, kelle tuleb kiltsa mööda, väga mugav. Luksauto on ikka luksauto, ei ole midagi teha. Mulle meeldib see, ma pean ütlema, see automaat käsipidur. Sellepärast mitmel korral ma olen tundnud, et oota, pane pidur peale ja siis tegelikult nagu auto ise pidurdab juba ära, üli nagu turvalise tunde tekitab. Nii, aga lähme edasi, jah? Lähme edasi. Tulime nüüd esimest korda autogrilli sööma. Tahtsime teada, kuidas siin söögid asjad on. Lastele oli selline pakkumine, kus on selline suur üllatus kustukumm, pliiatsid, üllatus muna, vesi või mahl ja pasta või mingid erinevad road ja see siis olid 7,90 on ju? 8,90, nii et siin on üks pasta, siin oli kanafileeroog ja siin on nii-öelda lahti võetud burger. Tõesti tundub, et toit on väga hea. Ja tegelikult me tulime siia eelkõige sellepärast, et oma närve säästa, sest täna on Itaalias suur püha ja laupäev ka on kõik poed. Kell on 8 läbi ja kõik asjad ilmselt on kinni, nii et ei peaks hakkama mingit poodi ega asju otsima, siis oli lihtsam tulla siit läbi. Me oleme esimest korda nii pimeda peal, kell on juba 9 õhtul. Ei ole üldse pimeda peal. Oleme ikka, aga õnneks sellel bussil on see hea, et siin taga saab kõik valgustuse niimoodi tööle panna, et meil on täiesti valge, saame siin toimetada, aga samas juhti ja eesistujaid see ei sega absoluutselt. Buonasera! Jõudsime oma Rimini hotelli. Esimest korda selle tripi jooksul otsustasime hotelli kasuks. Palju maksis, mis värk oli? Me võtsime sellepärast hotelli, et hotellil odavam kodumajutused oleme ausad. Ja jälle viimasel hetkel joppas. Tegelikult bookingust oleks saanud 237 2 päeva, siis siin on ka bassein ja spa tegelikult, spa on ainult täiskasvanutele. Aga mina ei tea, alt tegi meile veel 10% alla, vaatas 3 lapsega lollid tulevad öösel kuskil ja saime 225-ga. Kui sulle meie videod meeldivad, siis muidugi pane pöial ja hakka jälgima subscribe. Buongiorno, hommikusöök rõdul, mäed ja meri. Seal eemal kõik paistab meri.
meie hotellil on bassein ka, spa on samuti, vaatame, kas pärast lähme mere äärde või basseini äärde. Me oleme jõudnud San Marinosse, mis on üks maailma kõige vanim ja kõige väiksem riik. Ta on väiksem kui Tallinn, siin on 33 000 inimest ja neil on täiesti... Rapla. No Raplast ta päris väiksem ei ole. Siin ta on tuntud oma 3 torni poolest, mis on siin mägede otsas. Kohe lähme ja neil on oma euromündid, mis veel oli põnevat. Iga poole aasta tagant vahetub president. Ja see on ka huvitav, et selleks, et kellelgi ei oleks liiga palju võimu. Kuidas maitseb? Itaalia parim pitsa siiani. Kindlasti. Sest täpselt ideaalne põhi. Minu maitse. Minu arvates kõige huvitavam San Marino vaatamisväärsus on need naised koos oma ühe poissõbraga. Siis me sõime terve pitsa ära. Nüüd on lihtsalt teevad ühes kohas pilte, on pool tundi teinud ja teevad lihtsalt veel edasi neid. Kuidas sulle maitseb? Kas on hea? See on ka klassika, ikka tuled hästi ilusasse Instagrami kohta, aga jäätis on... Ei, kohvi jäetis on väga hea. Hinda peaks sinna vaatama. Jube hind ja minule ei maitse ka. Viisi jäetis 21 eurot. See rekordreisil. Ühe torni juures ilusal vaatel joogipeatus. Aga siin on nii pikk järjekord, et me vist ei hakka täna ootama. Siis me tahaks veel randa jõuda. Nii, 3. torni saab siis ainult niimoodi. Nagu need 2 härrasmeest lähevad. Et soovige meil edu. Ma võtan 2 last õlale ja enne löötab 1 õlale. Ai, tegelikult saab siit niimoodi ka. Ja üks vihje ka teile. Tulge aina üles poole, siin on hinnad palju odavamad. Et jäätis sai juba 2 euri kätte, mitte nagu me maksime. San Marino võib päris põnev linn tegelikult olla ja ilmselgelt on ka. Aga kui te tulete 3 väikse lapsega siia pühapäevasel päeval, siis te näete lapsi. Oot, rahulikult, poisid. Aga väike Priili sai omal käekotikese. Väga kaunis, ta on väga rahul sellega. Olen metsades. Mägikülade linnadeks lemmikootkenike lastel see, et saavad ise vett lasta igalt poolt tänavalt ja mõnusat külma. Need numbrimärgid on kõige ägedamad, mis ma olen elus näinud. San Marino numbrimärk. Sa võid kirjutada kommentaaridesse, kas sa oled kunagi kohanud sellist numbrimärki tänavatel?
ja muidugi pane meie videole vahepeal ka like, sellepärast et see näitab meile, et üldse on pointi neid videosid siin teha, kedagi huvitab ka, sest vahepeal me natuke mõtleme, et kas on üldse mõtet teha või peaks nad iseenda jaoks ainult salvestama. Ja kui sa soovid veel meie videosid ja tegemisi näha, siis pane ka subscribe, niimoodi tuleb sulle kohe info, kui uus video üleval on. Siin on näha hästi San Marino vana linn, mis on seal mäe otsas ja 3 künka otsas on hästi näha 3 torni. Üks on kõrge, üks on vana ja üks on lihtsalt ilus. Tulime vahepeal ajaks koju, maasikad, banaan, Kreeka jogurt. Meie rõdult vaadates paistab selline hoone ranna ääres ja me jalutasime sealt mööda ka. Ja me mõtlesime, et see on mingi mahajäetud hotell või ehitamisjärgus, nagu on raha otsa saanud, aga tegelikult on see ehitatud 30ndatel aastatel Mussolini ajal ja see oli laste suvekoloonia, ehk siis toodi nii-öelda linnalapsed tervisliku mereõhku hingama. Ja siin on neid teisi hooneid seal ranna juures, mõned olid veel ja need 70ndatel, 80ndatel see süsteem siis lagunes või kadus ja hoone jäi liiga suureks, et ülal pidada ning seepärast see selline tondiloss siin ongi. Isa ehitab ja lapsed on merekarbi hunnikutes, aga no selliseid merekarbi reaalselt hunnikuid meil tõesti ei ole ja siit tulevad ikka nagu suured karbid välja. No 2 liivalossi nüüd valminud. See on number 1, see on number 2. Lapsed väga ootavad kommentaare, et teada saada, kumb meeldib inimestele rohkem. Kirjutage kommentaaridesse. Pisipreili on selline tiiva, et tema keeldub meil kõndimast. Aga õnneks see ummivanker on nii mugav, et näeb jääb isegi paksu liivases ära. Vabalt lausa või? Safarisse järgmiseks. Hakkame Aafrika reisi siis planeerima. Preili, kas on mõnus sul või? Jaa. Minek. On ikka mõnus küll.